Arlet Palmisto on meil nüüd külas, kes on võtnud väga hinge ühe konkreetse naisterahva elu ja saatuse, kelleks on, ma pean ikkagi vaatama, Elvine Pedriks, eks ole, keda me teame selle järgi, palun nüüd väga vabandust, kui Eesti kõige paksemat naist, ma tänapäeval ütleks võib-olla kõige suuremat, natukene nagu ei taha nagu... See ei muuda ju asja, ütle, kuidas sa tahad, et no vähemalt väidetavalt ta nii on, eks ole, kes teab, mis see suur ajalugu on, aga mis on dokumenteeritud ajalugu, siis 38. aastal ta suri, 35. võeti tema mõõdud ja siis nende mõõtmiste põhjal oli ta 329 kilogrammi, ümbermõõt oli 3 meetrit, käe ümbermõõt siit oli 89 sentimeetrit, pea ümbermõõt 65 sentimeetrit. Aga peale seda elas ta veel 3 aastat ja suri 38. Ja väidetavalt ta võttis siis veel juurde, sest ta ise ütles, et kui saaksin 45, et siis ma tahaksin kaaluda 450 kilos, oleks nagu 10 kilogrammi iga eluaasta kohta. No see ei õnnestunud tal. See on päris muljetavavad numbrid. Kas tal oli mingi haigus, mida ta võtas? Jaa, ta on niimoodi, et ta on siis oma elulugu kirjeldanud ise, ta oli ülipopulaarne, ta läks tööle nagu tsirkusesse, et raha teenida, kuna ta oli liikumatu, ta ei saanud nüüd liikuda ja talt võeti kasutütarele, see oli tema elu suur probleem ja armastus ja nagu kasulapse raha pole, võeti kasutütar ära. Ja tal jah, mul pidi tsirkusesse tööle minema, no nagu tollal olid need lunapargid. Et ennast raha eest näitama, see oli häbi ja piinlik, eks ole, midagi polnud teha. Aga ja seal siis ta sai hästi populaarseks ja temast tehti hästi palju intervjuusid, see on nagu, ongi siis see, kust me temast nagu teame praegu tänasel päeval. Täpselt praegu nagu näha on see ajaleheartikkel, see on tema esimene ajaleheartikkel. Ja seal ta kirjeldab ennast ja siis ta ütles, et oi tüdruk, kuna ma ronisin puude otsas, olin nagu väike varblane ja esimene mees ütles mulle kogu aeg või esimene ämm, et oi see ära seda naiseks võtta, sest et see on tead õudne pitspeenikene. Aga 29. tal oli üks närvihaigus ja siis ta hakkas paksenema, et närvihaigusest sai ta küll vabaks, aga see paksenemisest ei saanud vabaks. Ja nagu näha siin tänapäevalgi on need tema haigusjuhud või tema lugu on nagu täiesti netis kättesaadav ja ega seal nagu lõpuni nagu teada ei olegi, et mis siis tal viga oli. Need arstid on seal ka nagu sellised nõutud, et no pakseneb. Ja no sa ju uljalt ka ütled, et ta tahtis saada elu lõpuks või no veel saada 450 kilo. Kas see... Oli ta ikkagi õnnetu või ta oli selline mask ees, et ja küll ma nüüd olengi selline, vaadake mind või mis seal võis olla? Ta oli üks väga imelik, vaata, sa ei tea andmeid, eks ole, siis näitekirjanikuna, kui ma kirjutasin sellest näidendi, mida me mängime Teema ja Paks, seal siis sa pead ette kujutama, meil on olemas numbrid, meil on olemas faktid ja nüüd ma siis kujutame ette, mida ta võis tegelikult mõelda või mida ta tundis või. Ja see lood, mida ta on rääkinud, ja ta vahetas, nad olid siis kõrtsidaam ja ta vahetas kõrtse peaaegu iga aasta, aga miks peaks inimene iga aasta töökohta vahetama? Midagi seal oli ikkagi, et ta ei saanud nagu kuskil pidama jääda, on ju. Ühest kõrtsist teise, seal linnas rändas üle Eesti, käisid laatadel müümas pirukaid ja pontsikuid, on ju. No kuni ta siis 29. aastal Jõgeval olles haigestus ja siis hakkas kaalu koguma ja siis enam nagu ei suutnud nagu leti taga olla, jäi nagu koduseks, on ju liikumatuks. Seal juhtus tal ka need tragöödiad, tal suri ära isa, tal suri ära ennem seda ema veel, siis isa, siis ka viimane abikaasa, nii et ta oli täiesti üksinda nagu. Ta oli täiesti üksinda, lapsi tal polnud, ainult see kasutütar, kes talt ka ära võeti. No me räägime möödunud sajandi algupoolest, kui sa jääd täiesti üksinda liikumatuks, no sellist sotsiaalabisüsteemi toona vähe oli, on ju? Ei, tal oli küll vald ikkagi toetas, ta sai valla abiraha 9 eurot, 900 marka kuus, on ju, ja siis ta on selle ise meenutanud, et läksin korra valda abiraha järele, aga ma ei mahtunud uksest sisse ja pidin vihma ja külma käes vankri peal õues ootama mitu tundi ennem, kuni siis lõpuks tuldi raha anti. Nii et vist teda seal külaväel natukene ka niimoodi nagu kiusati, kuigi ta väidetavalt oli olnud hästi rõõmsameelne, hästi selline. Ja räägitakse, et tegelikult tema teemajades, näiteks ka seal Jõgeval, tegelikult oli nagu tüdrukuid ka võimalik tellida. Nii et ta nagu väga nagu selline siiras linnuk ei olnud, kuigi ma arvan, see tema mure selle oma kasulapse kogu selle elu lõpus selle olukorra pärast oli ikkagi väga siiras ja aus, et ta nagu tõesti oli õnnetu, väga õnnetu hing ikkagi lõpuks. No, me lugesime täna välja sealt, vaadates tema elulugu, et ta suri 45 aastalt ja sa kohe hakkasid siin enne eetrit protestima, et ei olnud palju vanem. Ja ta valetas oma vanust. Nendes artiklites on ta, kui kõrvutate, pärast võite ise ka vaadata, vaatasin, on teil artiklid olemas, et ta räägib ühe korra nii, ühe korra naa, aga tegelikult, kui ta 38. suri, siis ta oli ikka 48 aastane, et 90... Ikkagi noor inimene.
Ei no muidugi, aga no, nagu arvata võib, et ega see süda inimesel on ikkagi rusika suurune on ju ja ei suuda siukses keres seda verd ringi pumbata niimoodi. No tõepoolest sa kirjutasid sellest näitemängu, see tuleb lavale Piibe teatris, mitte ainult, ma ei kujuta isegi ette, mis dramaturgia seal nüüd, kuidas see nüüd läheb, eks seda saab vaadata. Sa võtsid ette ja võtsid, et mis võiksid olla tütarlapse mõõdud ja tegid korraliku kleidi õigete mõõtudega. See kleit on meil stuudios, me läheme selle kleidi juurde praegu. Aga mul on natukene selline eetiline küsimus, nagu ma ka viitan, et inimene on ilmselt nagu hädas on ju ja nüüd me vaatame, See ongi kaks asja tegelikult, et esiteks, et olge õnnelikud selle üle, et me tegelikult elame päris hea meditsiiniga ajal, me võime kurta siin selle üle, aga ma arvan, kui oleks tema elanud nüüd tänasel päeval, oleks see veale jäli jõutud, ta poleks selliseks muutunud. Teiseks on see, et inimesed jälgigem oma kehakaalu, et me ei taha ju ja olgem ikkagi nüüd nagu mõistlikud on ju, liigutagem piisavalt ja hoolitsemegi see enda eest. Me kindlasti ei taha seda austatud prouat naeruvääristada mitte mingil moel. Aga mingisuguse ettekujutuses annab see tõest, kui te ju räägite inimesest, et see on nüüd täpselt tema mõõtud järgi tehtud. See on hea, tema ümbermõõt oli siis 3 meetrit ja selle proua ümbermõõt ka siin on nüüd siis 3 meetrit. Nii et kui sa siia sisse lähed, aga mine siia sisse palun. Me vaatame, siis kui sa nüüd oleksid... Kas sa saad hoida seda? Kui sa nüüd oleksid tõesti siin selline... Pane sealt läbi nüüd. No ma olen hästi aus, ma ütlen, et see on nagu, ütleme, 5 korda rohkem mind nagu reaalses. Ega nagu meeldiv olla ei ole, sest et okei, ta on nüüd selle traadi peal siin mul siin seisab, eks ju, aga kui ma peaks ka kummardama või ega nagu ebamugav. Ta oli ka liikumata ja siis räägitakse, et tal oli piits, millega või pikk pulk, millega ta siis nagu majandas seal kodus ja sinna tehke ja et liikumata siis istus ja oli nagu sitikas, kui ta maha kukkus, siis ikka oligi selili maas ja püsti ei saanud. Aga mul on muidugi ma vaatan praegu sind, see on täitsa tore, et me otsisime nagu näitlejat, et keda mul on nagu ausalt öelda südant. Käed jäävad nagu lühikeseks praegu. Mul ei olnud südant öelda ühelegi Eesti naisnäitlejale, et kuule, me teeme lugu Eesti kõige paksemast naisest, et sa võiksid mängida. Ja nüüd vaatab mind, et oleks peanud kohe siia poole tööle võrduma. Ei, meil mängib seda Margus Prangel, et see on hoopis nagu meesterahvas. Kas te keerate selle jandiks ära või on see komöödia või? Ei. Ta on komöödia ka, aga komöödia on ta rahva suhtumises temasse. See on komöödia. Tahad siit välja seda? Aitäh. Ma tulen tagasi. Et komöödia on see suhtumine, et kuidas siis inimesed nagu suhtusid ja naeruvääristasid võib-olla teda selles ajas. Aga tema ennast me kindlasti ei selles mõttes küll. Ta on ikkagi ka selline kurblik lugu ja me praegu oleme neid proove iga päev teinud ja tõtta öelda tõmbab ikka seal esimese ja teise vaatuse lõpus nagu kerge pisara ja klombikurku küll isegi. Aga ka üks osa Eesti inimeste loost ja Eesti inimeste ajaloost, nii et Piibe teatris on võimalik seda vaadata. Aitäh, Arlet, tulemast. Saad oma proua või selle kleidi vähemalt siit kaasa võtta. Ma lähen ise siia. Sa võid minna sinna sisse, kui sa tahad.